väike sõber, peagi on munapühad tulemas ja täna hakkame meisterdama sellist toredat tibu, kes võimleb ja oskab sulle ka lehvitada. Mis sul selleks vaja on? Sul on vaja ühte ümmargust kaussi või taldrikut, liimipulka, naasklit, ühte viltpliiatsit, 3 nööpi, niiti ja nõela, kääre ja paksemat pappi. Minul on selline papp. Ja kõigepealt on meil vaja siis tibule teha keha. Selle jaoks võtame sellesama kausi või sina võid võtta ka taldriku ja joonistad siit ümber ringi kaare ja ongi valmis. Ja siis on vaja see välja lõigata. Minul on siin juba välja ära lõigatud keha. Tiibade jaoks on sul vaja teha oma käejäljed. Selle sama papi peale paned oma käe, sõrmi väga harale ei pane seekord ja joonistad ümber oma käe pliiatsiga jälle kõikide näppude vahelt välja, nii et sul jääb sinu käejälg. Ja teisel käel samamoodi ja need lõikad välja. Need on minul ka juba siin välja lõigatud ja nüüd tuleb need ära värvida. Värvimise jaoks võtta alati paber alla, et sa ei määriks lauda ära. Mina värvin sellise toreda vahakriidiga. Sellega on väga hea teha, sest sellega saab hästi kärmesti valmis. Aga kui sa tahad, võid kasutada guaši ka, aga siis pead ootama, kui ära kuivad. Nii, ja samamoodi ka käejäljed värvid üle, et saaks tiivad. Need teed kullased. Nii. Tiibade kinnitamine siia pea külge, nagu sa näed, on seda pidi, et pöidlad jäävad allapoole. Nüüd on vaja teha siia keskele läbi nööbi augud. Umbes keskele siit äärest teed, vajutad nööbist ühe jälje ja teise jälje. Ja siis vajutad läbi ka. Sa võid paluda ema või isa või vanemat õde, kes sind aitab. Ja teisele poole samamoodi vajutad jälle läbi, et augud jääksid järele. 1 ja 2. Ja siis teeme natukene suuremaks. Nii, ja käejälgedele teed ka naaskliga augud, umbes siia keskele. Ja teisele ka. Ja nüüd on vaja niiti ja nõela. Minul on juba niit ja nõela järgi ära pandud. Ja paned selle käejälje siia tahapoole. Paned siit nõelaga läbi. Ja siis paned nööbiga otsa. Oi, nõel tuli ära. Vot see on hästi tähelepanelikult peab tegema. Ei tohi siin midagi lahti lasta. Paned nööbi naksti järgi. Nii. Ja nüüd teisest august tagasi. Kohe vaatame, kuidas ta tuleb meil siit. No näed, tuligi. Ja siia otsa teeme sellise sõlme, et ta meil siit väga ära ei liiguks. Nii, mul oli nüüd natukene pikk saba. Ja teise tiivaga tuleb teha samamoodi. Kohe võtan teise tiiva ka. Paneme teise tiiva ka külge. Jälle paned siit tagant ühest august läbi. Ja siis paned teisest august läbi. Nüüd tuleb panna, vaata, et sa siit niite läbi ei tõmba. Nööp sisse teisest august ja jälle tagasi sama teed mööda. Ja hops, näed sa. Ja kohe ongi meil tiivad küljes. Nii, ja jälle paneme sõlme peale. Ja lõikame kääridega naksti ära. Nüüd on vaja tibule joonistada silmad. Võib ka kleepida valmis silmad, kuna mul teist paari silme ei ole. Valmis, siis ma joonistan siia täitsa ise mõtled, milliseid silmi sa tahad. Aga võiks tegelikult siuksed vahvad suured silmad teha, millega ta saab uudistada. Ja sa võid isegi lipsmed talle külge teha, et oleks toredam. Ja nüüd on vaja nokka.
noka lõikasin välja paberist 3 nurkse sellise kokku murtud ja värvin mõlemalt poolt kriidiga ära ja noka me teeme punase ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja noka liimime liimipulgaga, teeme ühe külje kokku. Nii. Täitsa tibu moodi juba ja nüüd on vaja tibule veel jalad teha. Jalad on lõigatud ka välja valgest paberist, täitsa ise joonistad ette. Ja jalad värvime ka tibul punaseks. Nii. Ja siis teeme liimiga ja kleebime siia külge, selle keha külge. Ühe jala ja teise jala. Nii. Kes tahab, võib oma tibu selliseks jättagi, aga kui sa tahad, et temaga saab natuke võimelda, siis tuleb teha veel tagant nüüd panna üks niit. Ja selle jaoks võtad jälle naaski ja teed siia tiibade ülemisse otsa augu ühele poole ja teisele poole. Nii. Ma panen liimipulga eest ära. Ja siis paned siit ühe lindi läbi teiseni, teisest august ka läbi. Nii. Siia teeme väikese sõlme. Saaks ühendatud, proovid, et kõvasti kinni ta on. Nii, ja lõikame üleliigse niidi ära. Nii, ja et ta nüüd niimoodi käima hakkaks, üks jalg kukkus ära. Et ta nüüd niimoodi käima hakkaks, siis on vaja nende niitide külge omakorda üks niit veel siduda. Umbes siia keskele. Nüüd on ta nõela otsa pandud, et oleks pärast hea nööp läbi panna. Ja teen umbes siia keskele jälle kohe mitu sõlme, nii et oleks kõvasti kinni. Nii. Lõikan siit üleliigse ära. Ja see kolmas nööp, mis meil vaja oli, selle võiks panna siia alla otsa, et sellest on hea tõmmata, kui tibu teil võimlema hakkab. Ja kohe vaatame. Ja jälle sõlm otsa. Nii, üks sõlm. Ja teine sõlm. Ja kui sa tahad, sa võid teha sellise toreda punase harja veel oma tibule pähe, aga ei pea tegema, aga iseenesest on selline tore võimlev tibu sul valmis. Toredat meisterdamist ja rõõmsaid munapühi. Head aega!